tere! Täna on siis järgmine päev. Täna tuleb see ratastele saada. Mis on võib-olla isegi tehtav. Sest et hommikul, päeval, millal iganes, täna lasin silla ära pretsida, juhuu! Nüüd on see vaja ära värvida. Siis ma korra juba tulin garaaži. Ma peaaegu olin siin. Ja siis me teeme need pakiautomaadist võiks kodukandist asjad ka peale võtta. Sõitsin tagasi. Ja võtsin siis pool LED ja stansipakk hunnikuga metalli. Ja siis otsisin need amordipadjad ka ära. Miau. I know. Nii ilus. Ühesõnaga, kõik semivajalikud või tähendab vajalikud asjad võiks olemas olla, et kas või rattad alla saada, et isegi ei pea pidureid asju ära ühendama. Põhiline, et ta nagu saab veerema, et ta jääks jalgu inimestele, kelle garaaž see on. Et ühesõnaga tuleb palju tegemist täna. Kell on 5 minutit ja mingi vend tahtis need väljad ära osta. Et siis ma pean minema korra sinna teise garaaži, mis ei ole siit kaugel. Aga ühesõnaga tööd on palju. Tala tuleb keevitada, kere tuleb keevitada ja nii ongi. Hakkame tööle. Ja sillatala värvimisel ei ole ka pulbrisse viia. Kuigi osatan öelda, et ega see pulber ka hea ei ole. I don't know. Kasutan asja, mida mina tean ja usaldan ja olen kasutanud. See on siis, ma ei tea, Terosoni mingi VR625 Rostrum Wander. Ma ei hakka neid teisi keeli veel lugema. Läheb veel hullemaks. Igal juhul eesti keeles on see siis roostispindade töötlemiseks mõeldud sünteetilise vaigu põhine vedel roostet muundav aerosool, mis moodustab värvisarnase kihi, mida võib kasutada krundina. Ehk siis basically põmps nagu EPO. Eks ta võtab rooste kinni ja ta on krunt. Aga mis iganes spetssõnu siin kasutatud on. Olen ise keretöödel ja asjadel seda kasutanud ka peale liivapritsi ja rooste tõrjumise ja asju. Nii et kõigepealt läheb kiht seda. Äge on ka see, et see on läbipaistev ja seal alt jääb näha, kus on need roostes kohad. Et ta tõmbab need niisuguseks sinakaks või niimoodi. Aga no, ega ma jäta sillatala läbi paistvaks. Tõmbab ikka bituumeni ka peale. Veidi kõvem värk. Kestab kauem äkki, sest et maski ei ole ka. Ja tuul on ka. Loodame, et mingigi osa värvist siis jõuab sillatala peale ka ikka. Oleks tore. Nüüd kuivab ja siis ma ei teagi, äkki Mastiksi paneb siis pärast, kui need plaadid keevitab ka ära. Võiks üldse vaadata, millised need plaadid on. Mis Stansist tulid. Vaatame, määnsed need on. Seega. Kas need tahavad ka värvi saada või? Et mu mõte oli see, et kas Mastiksi paneb pärast peale, kui need on külge keevitatud. Või ma panen ikkagi kohe peale ja siis laseb need kohad haljaks, kus tuleks keevitada.
aga nüüd ma ei teagi, kas need tükid peaks ise ka keevitama või tähendab värvima. Mulle tundub ikkagi, et üle tahaks nüüd ka ära katta selle terosoniga. Aga ma ei tea, kas see on õige mõte, nii et ma uurin natuke targematelt, kuidas see õige on. No olgu, sõber ütles, et mõju töötab õigesti, et need tuleks ära katta. Aga mingi asjaga, mis kannatab keevitamist, ma olen mingi, ahaa, see on ka hea point. Ja nüüd ma mõtlen, et ma ei tea isegi, kas see, nagu ma selle tala tegin, kas see kannatab keevitamist. Siin ei ole kirjas. Olgu, ühesõnaga Renor tuleb ka täna appi, ta on juhtumise männikul, et ta läheb käib Avskist läbi ja vaatab siis tšinki või mingit keevitatavat arusoole. Ja siis saab hakata keevitama. Juhuu! Tere! Renor jõudis ja hakkab keevitama 72 tükki sinna. Nüüd kolime keevitusõue. Ja siis ma hakkan värvima neid junne. Ja siis Renor hakkab keevitama neid junne. Master at work. Nagu tas on? Lähedalt filmid. Kaua kuni Renor keevitab, siis ühe mordi ta lükkas lahti, teise keeras lahti. Nüüd ma ajan neid seibikesi, mis käib siia. Et ma panen need uued mordid kokku. Vahetan satulatel kollad ära, kuigi kolbi kätte ei saanud. Ja siis ma võtsime proovipautal, et paneb uued vallad ja siis proovipautal äkki saab kolvid välja. One day. Need ei ole praegu nii olulised ka, praegu ma ei auto veerema saada, aga seda vist ka täna ei juhtu, et keevitamisega läheb seal kaua. Ja siis on veel põhjalt vaja keevitada. Tööd on palju. Aga vähemalt on kõik asjad olemas, et saab veerema panna, kui Renor viitsib tegeleda sellega siin, nii et vist ei ole väga hullu. Ma loodan. Eks ole näha, kas ta pärast seda suhtleb muga veel või mitte. Elame näeme. Look at this view. Ma üritan midagi tarkada ja ma ei tea, kui hästi te kuulete mind, aga mul on üks tore sõber, kes sõidab rallit 36-ga. Üldse 36 mees vist ka ja soovib tellida 4 sihukest junni. Aga muidugi ma tellisin need aasta tagasi äkki või? Okei, mitte nii palju, aga no mingi pool aastat kindlasti. Ja me siin mõtlesime, et küll nagu käia võiks. Toppisime igale poole ja siis ühesõnaga nüüd lähevad siia. Nii et ma pean nüüd need välja võtma ja need asemele panema. Gonna be fun. Again, nagu enne nägite, siis vedrukannu need panin ka valesti. Ühel pool on paksem ja teisel pool on peenem ja ma suutsin panna niimoodi, et ühele said mõlemad peenikesed, teisele said mõlemad paksud ja siis ma vaatasin, oh wait, midagi on mäda.
nii et saab jälle vahetada asju. Tuleb olema. Ühesõnaga... Äkki tööriistad maal. Ühesõnaga Renor arvas, et aitab küll ja siis pani tuletõues põlema. Aga nüüd tuleb kõik kokku koristada, sest et ilmselgelt täna valmis ei jõua. Ja ma ei taha seda siia nii laiali ka jätta. Muidu Renor ei ole mu sõber varsti enam. Ei midagi. Ühesõnaga koristame ja siis on vist kõik selleks korraks. Nii et see you next time. Goodbye!